Täna on meile külla tulnud tunnustatud kõrvanina-kurguarst doktor Heisel Vaher. Tervist, doktor! Tere! Olete pikka aega töötanud Fertilitase erahaiglas kõrvanina-kurguarstkirurgina ja vaatajad kindlasti huvitaks, et millised on need kõrvanina-kurgu probleemid, mis kõige rohkem teie vastuvõttudel esinevad. Kui me mõtleme praegusele hooajale, selline sügis-talvine periood, siis peamiselt on vastuvõtul neid patsiente, kellega perearst on jäänud hätta ägeda haiguse ravimisel. Aga kuna täna meie patsient väga teadlik ja tihtipeale küsib ka ise saatekirja ja tahab tulla mõneti võib-olla nagu kiiremini erialaspetsialisti vastuvõtule, siis meieni ei jõua mitte ainult sellise ägeda haiguse tüsistusega patsient, vaid jõuab ka juba selle ägeda haiguse raames. Ja sellisel juhul me ju vaatame otsa kõikidele ülemise hingamiste viirusinfektsioonidele, mis siis võivad olla mõnikord ka juba liikunud edasi bakteriaalsesse faasi ja mõnikord on ka muidugi patsiente, kes tulevad sooviga, et nad on põdenud ägeda haiguse läbi ja nad soovivad lasta kontrollida, kas kõik on nüüd korras. Ja tuleb tõdeda, et ega ülemise ägeda infektsiooni järgselt võib olla ka ju selliseid probleeme jäänud püsima. Mõtleme koroonaviiruse järgselt näiteks lõhnatundehäired või siis kui on väga äge nohu olnud ja mis on haaranud ka keskkõrvaruume, siis patsiendid kurdavad lukustunnet kõrvas või on kuulmine langenud. Nii et neid patsiente ja kaebusi on igas vanuses ja ninakaebused, kurgukaebused, kõrvakaebused ja eriti just siis, mis on esmalt ikkagi alanud viirusinfektsiooniga ja siis päädinud sellega, et see haigus ei taha ise justkui ära minna ja ka perearsti poolt määratud ravi ei ole andnud piisavalt soovitust, mitte et see soovitus on vale olnud, vaid et patsiendi tervislik seisund ja tema immuunstaatus on selline, mis eeldab siis natukene teistsugust vaadet asjale. Nohu on meie kliimas inimese suurimaks hädaks ja peavaluks ja ta on tüütu haigus just sellepärast, et ta võib kesta nädalaid. Milline on teie arvates kõige suurem väljakutse nohu ravimisel? Ma arvan, et kõige suurem väljakutse nohu puhul patsiendile on see, et kas nüüd ma selle kinnise nina, tilkuva nina ja kumiseva peaga lähen kuhugi kodust välja või ei lähe. Ja praegune soovitus patsiendil on kindlasti püsida kodus ja lasta endale apteegist kulleriga koju tuua ravimid. Aga arstile on väljakutse aru saada, kas tegemist on viirusliku probleemiga, kas on bakteriaalse probleemiga ja kas me võime antud patsienti hinnates olla veendunud, et me kasutame taktikat jälgi ja oota või me peame rakendama täiendavaid uurimisvõtteid, tegema vereanalüüsi, tegema mõningaid radioloogilisi uuringuid ja nii-öelda olema sellisel kahtlustaval ootel, et kas midagi võiks selle patsiendiga tüsistuste mõttes juhtuda. Et nohu küll olles kõige sagedamini esinev haigus, nii-öelda lihtne nohu, nagu rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon seda ütleb, võib osutuda väga ebameeldivaks ja töökeskkonda mitte naasmist võimaldavaks haiguseks ja kui me mõtleme päris pisikesi selliseid vastsündinuid ja imikuid, siis nende puhul on nohu üks väga raske haigus, sest vastsündinud on meil obligatoorsed ninahingajad ja nemad ei oska suu kaudu hingata ja siis on terve pere tagajalgadel, nii et tegelikult nohusse suhtuda ettevaatusega ja üritada nohust eemale hoida. Tavaline nohu on inimkonnaga kaasas käinud juba aegade algusest. Ja see on kõige sagedamini esinev nakkushaigus, mida põetakse lausa 12 korda aastas teinekord. Doktor Vaher, mis on sellise sagedase nakatumise põhjuseks? See, kui palju me mõtisklesime viimase 2-3 aasta jooksul selle üle, et kas ma ühte või teise
kollektiivi nüüd lähen või kas ma poodi lähen, kas ma bussiga julgen sõita, viitabki kõik sellisele samale probleemide rägastikule, mis on seotud ülemiste hingamiste ja viirusinfektsioonidega. Rahvarohked kohad, ventilatsiooni puudulikkus, see, kui pühitakse nina ja see käsi jääb selle sekreediga kokku ja siis võetakse näiteks kusagilt kinni, mida siis teine inimene pahaaimamatult puudutab ja siis oma selle määrdunud käega läheb oma näo kallale. Need on need põhiasjad, mida saab sellise teadliku kohal oleva mõtiskeluga takistada. Et ma ei lähe sinna poodi, kui ma tean, et seal on kella 5-6 väga palju rahvast, ma pigem lähen mingisugusel teisel ajal või siis ka ühistranspordis. Endiselt ei teeks paha, kui teadaolevalt on sul immuunsüsteem nõrgem, siis kanna maski, pese käsi ja kindlasti kasuta neid võtteid, millega oma immuunsust turgutada ja mis siis oleksid need põhilised asjad ju, mida siin meie kliimas ka vanarahvas on aegade algusest ikkagi soovitanud teha. Füüsiline koormus mõõdukalt, mida toona rakendati tööna, saunas käimine eestlaste puhul kindlasti ja nüüd uue aja mõistetena piisav vedeliku tarbimine, vitamiinid, mitmekesine toit ja kindlasti ka hea ööuni. Doktor Vaher, milline on kõige tüüpilisem nohu saamise stsenaarium? Reeglina, kui ma nüüd mõtlen oma patsientide peale, siis reeglina tuleb ema 2-3 lapsega ja ütleb niimoodi, et no lasteaiast see jälle toodi, nüüd me oleme kõik haiged. Et väga sageli see seltskond, kes esmasena haigestub, ongi eelkooliealised lapsed, kes saavad viiruse tõenäoliselt lasteaiast. Siis tulevad koju ja kodus siis võivad olenevalt ka sellest kodukeskkonna suurusest ja sellest, milline õhukvaliteet on, võivad kõik järjest nakatuda, aga ei pruugi, see oleneb inimese immuunstaatusest. Ja eks see stsenaarium siis kulgeb. Kõigepealt on see nina tilkuv, siis läheb võib-olla kinnisemaks, siis hakkavad nohu, köhakaebused selle sekreedi tõttu, mis tekib ja siis sealt edasi juba selline ebameeldivustunne peapiirkonnas, näopiirkonnas, kõrvad võivad lukus olla, suurenenud unevajadus, väiksematel lastel ka selline tujukus ja söögiisulangus, kuni siis selleni, et nohujärgses perioodis kimbutavad tihtipeale ka ninaverejooksud, nii et see nohu on jah üks tõeline väga mitmekülgne talent. Nohuga kaasnevad sagedasti tüütud köha ja kurgupõletikud, tilkub nina, palavik. Haigusega võideldakse keskmiselt 7-10 päeva, kuid võib juhtuda, et me jääme põdema nädalateks. Doktor Vaher, millest see sõltub, kas me saame terveks nädalaga või niidab haigus meid jalust nädalateks? Selles mõttes on küsimus raske, kuna kui patsient oma esialgse nohukaebusega pöördub ka perearsti vastuvõtule, siis nähes esmakordselt patsienti võib-olla ka selle haiguse raames esimest korda ja võib-olla üleüldse esimest korda. Kui me oma patsienti ei tunne, siis meil on keeruline ennustada, kuidas tema konkreetset viirusinfektsiooni läbi põeb. Eks see on kinni väga paljus selles immuunsüsteemis ja kuidas on ka selles peres harjutud haigestumise puhul käituma. Kas võetakse aega maha, et toibuda, kas muudetakse midagi toitumises, kas kasutatakse toetavaid preparaate, et kui nüüd mõelda sellistele ravisoovitustele, siis nina loputamine ja tsingipreparaat ja C-vitamiinid, erinevad taimsed preparaadid, et see kõik on omal kohal ja kindlasti tuleb silmas pidada, et üks ei sobi kõigile, et siin tuleb katsetada, mis kellele paremini sobib. Et ühele patsiendile, kellele sobib C-vitamiin, ei pruugi näiteks ninaloputusest mingisugust tulu tõusta. Et siin on vaja ka ise proovida, et mis minu puhul on abiks ja eks siis apteegis nõu pidada, et mida ka apteeker soovitab ja üks asi, mis on tihtipeale patsiendile endale alati abiks, mis mul lapsepõlves aitas, millega mul on hea kogemus ja hakata sealt peale.
et need rahvameditsiini võtteid patsiendid toovad ise vastuvõttudel välja, et nad neid kasutavad ja mõneti on ka küsimus sellise nagu komfordi tekitamisega haiguse olukorras, et kui inimene tunneb, et ta on oma haigusega küll pikali maas, aga ta keskkond on turvaline, ta teeb neid tegevusi, mis on talle tuttavad, mis tekitavad tast sellist head hoitud tunnet, siis ta saab ka kiiremini tervemaks, et siin kindlasti selline nagu platseebo moment töötab ka, et kui ma tunnen ennast haiguse ajal sellise nagu natukene nii, et minu eest hoolitsetakse ja ma hoolitsen iseenda eest, siis see aitab meil paraneda. Kahjuks puudub nohu vastu spetsiifiline ravim, on haigussümptomite leevendajad. Doktor Vaher, mida te soovitaksite oma laia töökogemuse baasil haigusnähtude leevendamiseks, et meie vaataja saaks nohu korral enda enesetunnet parandada? Kuna nohu põhjuslik ravi, nagu just öeldud, seda ei ole, siis sümptomite leevendamise puhul me peaksime lähtuma järgnevatest asjaoludest. Kui pea valutab, siis tuleb võtta valuvaigistit. Kui on palavik, siis tuleb ja see palavik on piisavalt kõrge, siis võetakse palaviku alandajat. Selleks, et ninalimaskest ei oleks nii turses, nina käiks paremini läbi ja ta ei sekreteeriks nii palju sekreeti, et nina ei tilguks, siis tuleb võtta neid preparaate, mis seda ninalimaskesta turset alandavad. Ja neid üldiselt, kui me ninalimaskesta turse saame juba alla ja see sekretsioon on vähenenud, siis meil tegelikult hakkab ka köhakaebus taanduma. Et sellised limaskesta rahustavad, turset alandavad preparaadid on olemas nii-öelda nii keemilised kui ka taimsed. Nii et seda peab karbi pealt hoolega lugema ja muidugi vaatama ka abiainete koostist, et kas see konkreetne asi võiks mulle sobida. Ja on ühtlasi kasutusel nii need ninatilgad, mis nina ära kuivatavad, aga võib katsetada ka mentooliga preparaate. Et siin on hästi palju sellist individuaalset kõikumist, et ma tihtipeale ikkagi küsin patsiendi käest, et aga mida te olete varem ise kasutanud ja mis on aidanud. Et sealt siis saab edasi liikuda iga konkreetse indiviidiga. Enamasti soovivad inimesed leida abi looduslikest vahenditest nohu korral. Aga apteekides on ka käsimüügiravimid, mille kasutamise tagajärjed võivad olla hingamisteede tervisele ka kahjulikud. Kuidas teie seda kommenteeriksite? On uuringuid, mis näitavad, et kui me ninalimaskesta loputame füsioloogilise lahusega, see on see 0,9% soolalahus, siis näiteks see konkreetselt teatud uuringus vähendas ravimite kasutamist üleüldse. See on nüüd üks asi. Siin te tõite välja, et teatud ravimid võivad tekitada probleeme, mis on tõsi, et need sellised ksülometasoliini tüüpi ravimid, mis on üks kõige tavalisem nohurohi käsimüügipreparaadina, seda nüüd ei soovitata üle 3 päeva kasutada, kuna ta võib tekitada sellist ravimsõltuvuslikku nohu iseenesest juba ja sinna juurde käivad ka siis need ninaveritsused ja verejooksud, et selles mõttes peab olema ettevaatlik. Aga kui te apteekri käest täpsustate, et kas see ravim võtab turset minu ninas maha, kas ta vähendab seda nohusekreedi teket ja soovides just taimset preparaati, siis ma usun, et need soovitused on kindlasti omal kohal ja olemas ja neid peab küsima. Et rahvameditsiinist kasutusel olevad ravimtaimed on ikkagi ajast aega olnud eestlastele kättesaadavad ja neid on meelsasti kasutatud. Doktor Vaher, kas on olemas looduslikke vahendeid, mille efektiivsus ja toime on uuringutega tõestatud? Neid uuringuid on tehtud üha rohkem viimasel ajal ja paraku tuleb öelda, et sellist looduslikku ravimit, millele kõrvanina kurguarst kirjutab 2 käega alla, et seda kindlasti peab kasutama taimset preparaati. Selliseid uuringuid ei ole tehtud. Meil on ravimpreparaate, mis avaldavad positiivset toimet teatud sümptomitele, aga üldiselt, nagu me teame, ravimtaimede toimed ongi leebed ja rahulikud ja nende sellist teaduslikus uuringus otsitavat kindlat tõenduspõhisust on ravimtaimede puhul vähe välja toodud. Kui tohib küsida, väga põnev oleks vaatajal teada, mida võib leida doktor Vaher
teie koduapteegist haiguste ennetamisel viiruste perioodil? Võib ikka küsida võib ikka küsida, et üks asi, mis viirushaiguste perioodil on kaalukeeleks, kui meil on tasakaalustatud elurežiim, meie töö- ja puhkeaeg on tasakaalus, siis üldiselt viirused ründavad meid vähem. See tähendab, et magage piisavalt, aga nüüd sellest unerežiimi muutmisest lühiajaliselt ei ole abi. Tegelikult peaks pikema perioodi jooksul hindama enda unevajadust ja seda tagama. See on number üks asi, et 8 ja ka 9-tunniline uni, kui on olnud pingelisem periood tööl, või on suurem sporditegemise hoog sees, et siis inimene vajab rohkem und. Et uni on üks asi, mida ma kindlasti esile toon. Siis füüsiline koormus, mis täiskasvanud inimese puhul võiks olla vähemalt 30 minutit aktiivset tegutsemist värskes õhus, see oleks parim variant, aga kuni tund päevas, see on see, mis on näidatud ka uuringutes, tagab hea vastupidavuse viirusinfektsioonidele. Kui nüüd mõelda selle peale, et oled koju läinud sellise väikse külmavärinaga juba ja tunned, et nina läheb kinni, et mis siis ette võtta, siis mina olen saanud head efekti käte-jalgade kuumadest vannidest, mõnikord ka lapsepõlvest mäletades lisades sinna sinepit, mis on ka taimne vahend ja C-vitamiin on hea. Olen kasutanud tsingipreparaate ja erinevad ravimteed, mis ühest küljest tagavad vedelikuga varustatust ja teisest küljest ütleme kummel ja saialill, mis on näiteks ka sellise hea põletiku alandava toimega. Need annavad sellist leevendust ja kui on peavalu, siis tuleb ikkagi valuvaigistit võtta, et arstid ise soovivad kindlasti eriti teadvustada seda, et ma ei taha kannatada ja ma tahan kiiresti tööle naasta. Aga loomulikult ka aja jooksul pöördume ka meie apteeki ja küsime apteekri käest, et mis teil on pakkuda, et mis on sellised ravimid, mis teevad seda kurku pehmemaks, mis teevad nina vabamaks ja seal on aja jooksul, ma olen väga palju taimseid preparaate läbi proovinud ja on neid, mis aitavad väga hästi mõne haiguse puhul, teise nohu puhul jälle tunnetad, et seekord nagu ei ole väga suurt efekti. Nii et see on nii ja naa ja tuleb ka öelda, et ega iga sellise külmetuse puhul ei pöördu kohe sellise mitte taimse ravimi poole, et ikka proovid selliste leebete võtetega hakkama saada. Doktor Vaher, millised oleks teie 3 kõige tähtsamat soovitust meie vaatajale, et hoiduda kõige tüütumast haigusest, nohust? Number 1 oleks kätepesu, et me iseennast ei nakataks viirusega. Teine nüanss kindlasti rahvarohkes kohas kaitse ennast. Kas sa siis ei lähe sinna või sa kannad maski? Et meie tohtritena töötingimustes, haiglatingimustes tegelikult kanname kogu aeg maski. Et see oli enne koroonakriisi, niimoodi on ka jätkuvalt sedamoodi. Ja kolmas asi, et kui on keha varustatud piisava koguse toitainete ja vitamiinidega, siis tõenäosus nohu mitte saada on suurem, aga teisalt tuleb tõdeda, et eks need rinoviirused ja muud talvise perioodi viirused on küllalt kavalad, nii et ikkagi tihtipeale tuleb sinna kodusesse ravimkappi piiluda, et see nohu ikkagi on su kätte saanud. Tänan, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!